puusasirutused kangiga. Nüüd algasendi puhul veendume, et me oleme kangi endale ilusti peale rullinud ja et meie seljatugi oleks sobivalt kõrgused. Mida pikem inimene, seda kõrgem seljatugi. Veendume, et see seljatoe äär toetaks enam-vähem abaluude alumise joone juurde. Nüüd oluline on see, et me toome küljed korralikult kõveraks ja selle õige asendi tegelikult me saame alles teada siis, kui me oleme puusad üles ära sirutanud. Aga selle asendi saame meelde jälle lihtsalt. Nii. Ja nüüd kui hakkamegi tegema, siis mida veenduda on siis see, et me tahame tegelikult, et meie lüllisammas oleks kerges painutuses. Lõng rinna juures, pilt vaatab otse ette ja kujutame ette, et meie vaagen tegelikkuses on tahakaldes ja kui meil oleks saba, siis see saba nagu koeral oleks tõmmatud jalge vahele, ehk siis vaagen pöörab taha. See paneb puharalihased korralikult tööle. Teisalt üleval asendis on oluline jälgida ka seda, et meie kannad oleksid joondatud täpselt põlvede alla. Vastasel juhul ei lähe koormus tuharalihastesse sellisel määral, nagu me tahaksime. Kui kannad oleksid liiga ees, hakkaks reie tagumine pool liiga palju tööd üle võtma ja me ei suudaks nii palju ja ei läheks koormus õigesse kohta. Samuti kui kannad oleksid liiga taga, võtab siis reie eesmine küll seda koormust liiga palju enda peale. Kui on täpselt joondatud, on tuharalihas korralikult töös. Me võime sättida jalad paralleelselt, aga ka veidi harki. Sellisel juhul on jälle oluline veenduda, et see reite ja põlvede nurk on täpselt sama pöidadega identselt. Lükkame võimalikult kiiresti üles, saavutame sellise lukustatuse, vaatame taha kaldu üleval ja võime ta tuua sellise okei tempoga alla tagasi, et ei pea ülemäära sellist aeglast eksentrilist ka selle harjutuse puhul üle tähtsustama. Kiire ülesse, pinge sees ja mõistlikult alla. Pidevalt kehatüvi on pingestatud. Oluline on seda, et me ei laseks selga üle sirutusse ega pead väga kuklasse lakke.